kuulajad, olete valmis, võtke enda kõrvale klaas vett, võib-olla popcorni, veel midagi maitsvat, mis kellel meeldiks teha, et teid siis hoida tegevuses järgmisel tunni ajaga. Tere tulemast kuulama Seemreisi podcasti, seekord on järje number 41, et see on esimene podcast Eestimaa pinnal see aasta, selline tunne nagu teekski esimest korda. Ja tänane saade siis räägime ettevõtlikkusest, brändimisest, turundusest, disainist, elust ja ilust ja veel kord turundamisest. Selle laial teemal on minuga kokku tulnud täna siis Holger Mets. Tervist. Ja Rasmus Aarla. Tervist. Ja enne kui alustame, kallis kuulaja, kallis vaataja, et anna mulle palun oma tagasisidet. Teen kuuldavaks kas avalikult või kirjuta mulle või Seemreisile salaja postkasti ja olen selle eest väga tänulik sulle. Aitäh! See saade siis sündis sellepärast, et Rasmus kirjutas mulle. Tahaks tulla hullult saatesse ja siis mina mõtlesin, et selline noor ja vihane ettevõtja ja turundaja, et teeks siis ühe saate turundusest ja üleüldisemalt ja kuulata siis võib-olla uut vaatenurka sellele ja siis kui me arutasime, et keda kaassaate külaliseks kutsuda, siis Rasmus rääkis mulle, et on üks tüüp nimega Holger Mets ja siis minul kohe läks peast tuleb põlema, et Holgeriga koos siis sai kunagi Seemreisiga koos algust tehtud ja nii ei pidanudki mõtlema, vaid sündiski kohe otsus, et teha siis koos selline tore koos saade. Nii. Rasmus, sina oled siis hetkel 19. Sa tõid selle ise välja, siis mõtlesin, ma toon ka teistele välja, et see võib-olla ei ole nii oluline see vanus, aga siiski meenutab ka endal kunagi, 19 võib-olla, tegin igasuguse asju, aga Seemreisiga sai ka üsna noores eas alustatud, et rõõm näha, et on veel kiireid ja vihaseid tegutsejaid. Ja Holger on siis Seemreisi asutaja. Nii on. Ja täna on ta siis digiagentuur Vink, kaasasutaja ja disainer. Ja siis tema veel esindab selliseid ameteid nagu mängur, disainer, ettevõtja ja amatöörfotograaf. Nii, et ja lühidalt siis nii pikk sisse juhatus, et Holgeri Instagrami bio on siis on sama designer and self-proclaimed genius Estonia, co-founder and designer at think.ee ja Rasmusel on siis Tallinn 19, need marketing, küsimärk, I got you, check out at book it up app. Et mõlema siis viited Instagrami ma lisan saate kommentaaridesse meie blogis. Nii, aga siis lähme kohe kõige esimese küsimuse juurde, mida ma küsin iga oma saate külalise käest. Miks te teete seda, mida te teete? Eks ma alustan siis, olgem ausad, ma ise ka vahepeal ei tea, miks ma just turundusega tegelen, sellepärast, et mulle meeldib seda lugu rääkida, et väiksest peale, kui oli kuskil lasteaias, on ju küsiti, et kelleks saada tahad, kõik olid mingi, on ju tavaliselt mingi politseinik, arst, mis iganes, on ju. Ja siis mina kirjutasin alati miljonär. Ja sealt see siis nagu tuligi, et kuhugi nagu ettevõtluse poole ma suunduda tahan. Aga mingi hetk tuli nagu ikkagi otsustada, et mis valdkond siis täpselt sealt ettevõtlusest võtta, on ju, et see väga raske on lihtsalt ainult juhiks õppima minna, et ikkagi midagi võiks natuke osata ka. Ja kuidagi sujuvalt siis, kui ma tegingi 10. klassis õpilasfirmat, siis sealt tuligi see, et mina hakkasin sealt turundusjuhiks ja niimoodi sealt edasi ongi see läinud, nagu seal hakkasin õppima vaikselt turundust ja sealt on läinud ja arenenud ja siiamaani on mulle meeldinud. Okei. No nii. Väga. No tegelikult, kuna ma ise olen
suuremas jaos on disainer, siis sinna jõudmine tegelikult natukene viib kokku mind uuesti Jaaniga, sest me koos umbes sinu vanuses natukene vähem siis läksime IT kolledžisse õppima. Noh, kus me ka tegelikult sõbraks saime. Ja IT kolledžisse läksin ma suht konkreetse eesmärgiga, et minust saab arvutimängude programmeerija, sest see ei olnud üldse klišee see hetk. Ja tõsi on see, et 2, 3, 4 aastat läks mööda, ma sain aru, et pats ei kasva ja minust programmeerijat ei saa. Aga mis ma sain aru, kui me ühte projekti tegime, siis istus mul see disaini pool väga. Küll tagasi vaatavad, ma ütleksin, et täielik saast, aga vähemalt midagi. Ja noh, see on ka muidugi see, kust Jaan mind üldsegi üles võttis. Aga noh, tänu Jaanile ma nii-öelda olen ka turunduspoole pealt väga kodus ja põimin neid 2 suunda üsna aktiivselt igapäevaselt oma agentuuri töös. Aga noh, disain on minu nii-öelda esimene kirg, kui nii-öelda. Aga see pigem lihtsalt juhtus ja juhtus erinevate, ma ei tea, podcastide ja lugemiste koosmõjul. Mis sotsiaalmeediakanalit igapäevaselt kasutate ja miks? Igapäevaselt ma ütleks, et nagu kõik noored, Instagrami, Facebooki, Snapchati, need 3 on see kindel kolmik siis, mida mina kasutan näiteks igapäevaselt. Aga YouTube näiteks, et palju seal aega läheb? Ütleme niimoodi, et see on pigem viimasel ajal jäänud selliseks õhtuaja viiteks, et enne magama minekut, et vaatad sealt mõnda videot, mõnda motivatsiooni videot või sellist, et selline päeval eraldi YouTube'i lahti võtmine mul just selline harjumus ei ole, jah. Ja see on huvitav, sa ütlesid praegu just, et noh, kanal, mida noored kasutavad, Instagram, Snapchat ja Facebook. No, ilmselgelt siin üritame luua mingit kontraste, et ma võib-olla ei ole siis nii nooruslik, kui ma lootsin tund aega tagasi, sest noh, Snapchatist ma olen välja kasvanud, Instagrami ma panen ainult pilte, mida ma teen oma fotokaameraga ainult. Viimane pilt oli küll siis, kui oli Eestis veel lumimaas, mis ütleb väga palju minu nii-öelda püsivusest ja Facebookis ma üritan minimaalselt, aga YouTube see vastu, saan kontrasti kohe luua, et YouTube'i kontekstis mõtlen, et ma võib-olla veedan rohkem aega seal, kui ma peaksin muidugi, aga pigem sükse taustamürana või siis ma ei tea, erinevaid võib-olla ka podcast või siis nii-öelda videopodcaste kuulates, et noh, YouTube on palju rohkemat kui ainult videose praegusel hetkel. Aga sotsiaalmeedia, ma ütlesin, et ma olen üsna võõras sellest maailmas. Mitte võõras, sest ma ei tea, vaid võõras, sest ma veits teadlikult väldin seda maailma. Aga nagu sa ütlesid, et YouTube'is veedad rohkem aega, kui sa peaksid, eks YouTube olegi, et võtad kõigepealt ühe video lahti, siis soovitab ju järgmist, kui see ka meeldib, selle peaks kõike lahti võtma, nii see läheb. No loomulikult, no mis ma pühapäeval kahjuks veetsin ma kuskil, ma ei tea, mitmeid tunde vaadates ühte seeriat, kus üks noormees Ameerikas hakkas restaureerima ühte maja, ostis endale maja ja hakkas restaureerima. Kokku oli see vist 40 osa. Nii et see oli mu pühapäev. Jaa, okei. Aga paljud üldse kuulate näiteks podcast'e või muid audioformaate, sest ma ise kuidagi olen läinud nii nagu mugavaks, või noh, mitte mugavaks, aga nagu audioformaadis näinud nii suurt mugavast, kui ma jalgrattaga sõidan või teen süüa või koristan või noh, siuksed tegevused tegelikult, mis võimaldavad mul ka kuulata midagi samal ajal. Et siis audiobookid, podcastid, YouTube'i videod, et kogu aeg ma kuulan pigem, et palju teil sellist osa on? Pean täitsa ausalt väitma, et mina podcast'e niimoodi, ma ei ole ära harjunud sellega, et kuskil niimoodi jooksma minnes või midagi muud tehes on ju kuulad midagi, et autos sõites ka siis peamiselt ikkagi kuulad raadiot, ja see on ka niimoodi, et kui mingid uudised on, siis pärast keegi küsib, et mis seal ütles, ei mäleta. Ikka keskendud ühele asjale, et ma olen kuidagi jäänud ikkagi sees, ma ei vaata väga tihti YouTube'i videoid, aga ma pigem eelistan kahjuks YouTube'i videote vaatamist vist jah, et mul on just see, et visuaalselt meeldib nagu vaadata, et näen ka, mis seal inimesed teevad või kuidas, mis seal toimub. Eks kui me podcasti järel vaatad, et siis vaatab videot. Jah, täpselt. No, samas mina nagu podcasti kontekstis pigem olen väga kodus, et mäletan omal ajal sai kõvasti kuulatud väga erinevad podcast'e, saated ja raamatuid, kui ma niitsin muru, sest
1,5 tundi täiesti igavust oleks vastaval juhul. Seega ma kuulasin omal ajal Sõrmust isandat, ma olen küll lugenud, aga ma kuulasin seda. Ma vist kuulasin mingisuguseid Pottereid ja väga palju muid raamatuid ka veel, lisaks veel podcastile ka, et podcast on mingi määral ka üks põhjus, miks ma olen disainer praegu. Et üks mängutemaatiline podcast oli kunagi, aga selle saatejuht oli tegelikult graafiline disainer. Ja see, kuidas ta nii-öelda presenteeris oma elu ja oma mõtteid ja kõike seda, kuigi see on tema eesmärk ilmselgelt, aga ta kuidagi väga mõjutas mind, et mul tekkis tahtmine just selle karjääri järgi. Nüüd ma leidsin oma vea sealt, ma olen terve elu korteris elanud ja mul ei ole vaja olnud muru niita. Nüüd ma tean, miks ma podcasti ei kuula. Jah, selles mõttes isegi mitte seotud tänase saate või üldse selle saatega siin. Ma alles täna just siia sõites tegelikult kuulasin ka ühte oma podcasti jätkuvalt. Mis podcast oli? Bogue World, see on nüüd UX-i ja sukse digistrateegia temaatiline. Seda ma olen tõesti kuulanud jätkuvalt mingi 7 aastat äkki. Ja, põhimõtteliselt kui inglise keelt kannatab kuulata ja siis põhimõtteliselt iga üks leiab endale mingi temaatilise podcasti maailmast üles. Kindlasti. Nii, aga täna saade teema on hästi lai meil, et räägime siin brändingust ja enda promomisest ja self-brändingust, et mis on teie jaoks bränding? Minu jaoks on see just selline mingi siis imago või mingi kujutluspildi loomine siis potentsiaalsetele klientidele näiteks. Ja üldiselt ikkagi see, mida sa ise loodad, et sinust arvama hakatakse. Ma ei teagi, Holger, mis sa veel ütleksid selle koha pealt? Ma pigem olen brändi selles mõttes võtnud väga inimliku poolega, et minu jaoks bränd on see, põhimõtteliselt kui sina lahkud siit toast, lähed tood vett näiteks endale, siis see on see, mida me räägime sinust selja taga. Põhimõtteliselt, ja see on nüüd sinu kontrollid on see, et mis kuvandi sa jätsid meile siia mõlemal laua taga enne, kui sa toast lahkusid või üldse kogu selle pika aja jooksul, et mis mulje sa jätsid üldse meile. Et sinu pole mitte mingit kontrolli, kui sa oled seal kuskil mujal ja sa ei kuule meid ja mida me Jaaniga räägime siin. Et see on mingi määral nii-öelda, mida ma näen brändina ja siin saab tuua nagu paralleele ja edasi mõtteid, nüüd ongi firma konteksti ja isikubränd ja kõike muud. Et tegelikult me kõik ju brändime ennast igapäevaselt, et see, kas ma joon alkoholi enne kelle 5 või mitte, kas on mu reegel või mitte, see on mingi määral mu bränd, kas ma kuulan mingit muusikažanri, et mina hip-hop räppi ei kuula, see on mingi määral minu bränd ja see loob mind mingi määral, et ja kõik muu, mis sa teed igapäevaselt tegelikult ju lõpuks taandub sellele, et sa lood mingi kuvandi kellegi silmis ja see ongi kokkuvõttes nagu bränd. Ja sellest saabki nagu paralleeli luua, siis on ju ka firmale, et kui sina ütled, et räppi kuulad ja kui nii-öelda siis, kui sa sotsiaalmeedias oleksid selline siis isik, keda jälgitakse väga palju, siis ka firmal on see, et kui näiteks firmal on mingi kindlat asja teeb, siis ütleme niimoodi, et firmale meeldibki mingi kindel nišš, teeb ainult sotsiaalmeedia turundust, siis see muusun on nagu isegi parem kui öelda, et ta teeb ainult turundust, siis tekibki küsimus, et nagu me enne ka korra võib-olla mainisime siin, et ei teagi, mida küsida ja kui tuleb keegi klient enda juurde. Sevenblaze kuulab räppi. Kas siin tegelikult küsin kohe vastu, et kas praegu sa nimetad Sevenblaze'i võrdusmärgiga Jaan Kruusmaa või Sevenblaze kui ettevõte? Põhimõtteliselt mõlemat. Kas sina oled ennast nii-öelda, sinu isikubränd ja Sevenblaze'i bränd on põhimõtteliselt võrdusmärgid praegu? Oled sa nii umbes mõelnud enda jaoks? No peaaegu jah, mingid asju ma ikkagi ei kanna edasi. Mingid asju ma jätan nagu ikkagi Jaani raamidesse. Aga väga paljud kõik põhiväärtused ja see on lõpuks on ikkagi jah, minu enda nagu edasi, et minu asjad lähevad edasi ettevõttele, mitte nagu vastupidi. Ettevõtte asjad ei tule nagu minule, siis ma ei hakka nii käituma, nagu ma tahaks, et ettevõtte käituks, vaid vastupidi. Et siin võib-olla see, et väike viide vanale saade number 17 on ka brändingu kohta, siis Remi Konimais ütles ka samamoodi seal, et bränd on see, mis teist räägitakse siis, kui teid ruumis ei ole, et see päris hästi nagu öelda. Nii, aga kuidas te brändite ennast? Kuidas te kindlustate seda, et see, mis teist räägitakse, on teile pärast kasuks, mitte teie kahjuks?
minu puhul siis eraisikuna ongi see, et ütleme niimoodi, et kui paljud on ju viskavad sotsiaalmeediasse lihtsalt kõik asjad, mis neil tulevad, et täna läksin poodi on ju, ja täna ostsin selle särgi, sest et mina ikkagi kontrollin seda, mida ma sinna postitan ka, et ma ei postita kõike, mida võib-olla igal inimesel just ei ole vaja näha, on ju. Et ikkagi saangi näite tuua, kui on mingi suurem sündmus elus näiteks, kui osalesin mingi suurel üritusel, siis panen näiteks Instagrami mingi pildi sellest üritusest või tutvustangi sellist midagi tähtsamat, mida ma tahan, et teised näeksid. Ja see ongi, ma usun, loobki siis selle, et inimesed näevad, mida sa just ise tahad ka, et nad jälgiksid ja sealt kaudu siis tulebki see enda branding mul. Ma arvan, et tööandjana ma olen hästi palju mõelnud selle peale ka, et noored inimesed väga tihti, aga mitte noored loomulikult ja ma ei mõtle noored kui sina inimesed, vaid noored kui inimesed üldiselt väga tihti võib-olla teadlikult või mitteteadlikult brändivad ennast väga kergesti ja väga võib-olla negatiivse suunaga alkoholipiltidega sotsiaalmeedias. Minu jaoks mitte küll kindel mitte kindel ei või keelumärk, aga pigem selline ohumärk, et kui olgem ausad, kui keegi kandideerib kuskil tööle või sa lähed kellegi kuskil kohtingule, siis me kõik guugeldame, Facebookitame, mis iganes muutame, LinkedInitame selle inimese läbi ja lõhki ja kui ma ei tea seda inimest varem, ma ei ole ta kunagi näinud ja mul on ainult see sotsiaalmeedia profiil, kui selline aluseks võtta, siis see on selles mõttes juba nii-öelda see bränd, mis ta on loonud ja kui iga teine pilt või 2 pilti 3 piltlikult on sellised joomapildid näiteks või biopildid või üldse ebasündsad, siis olgem ausad, ega see kuvandile väga positiivset valgust ei jäta. Et kui sa ütled, et sa on niigi nii-öelda, et tagasihoidlik oma nii-öelda info avalikustamises, siis ma võin nii-öelda rõõmuga öelda, et minust jääb väga vähe maha internetti või sotsiaalmeediasse minust kui isikust või minust kui Holgerist, eraisikust selles kontekstis. Et eks on see ka, et mul endal ei ole huvi lihtsalt ennast võib-olla nii palju nii-öelda välja näeta ka. Et see on ka mingi määra minu bränd, et just teadlikult, et ma üritan ennast nii-öelda avaliku elu tegelas näeta. Aga kas teised teavad seda? Teised teavad nii palju, kui nad näevadki, et ja sellest järeldavad, ma tahaks eeldada. Aga ma kunagi ei ole üritanud seda nii-öelda mingisuguse statementina võtta või mingi teadlik, rohkem kui teadliku otsusena, et ma nüüd mitte kunagi ei pane mitte midagi Facebooki. Lihtsalt see ei tundu mulle õige. See, kui ma peaks meid postitama, siis ma kindlasti enne seda postita nupu vajutamist mõtlen korra, et kas see on see, mida tegelikult ma teha tahan ja mis Holger teeks ja väga tihti läheb see vastus sinna ei poole peale. Et ma olen väga tihti peaaegu postitanud Facebookis näiteks, aga tulemus, olgem ausad, on võrdlemisi tühi. Et minu ainsad vist postitused, kui nad alles praegu on Instagrami nii-öelda need topeltpostid, et panin midagi Instagrami. Kuigi seegi on üsna nii-öelda rariteetne praegu. Kujutan ette juba Holgerit niimoodi, võtab telefoni kätte, vaatab. Te postituse valmis on, ei. Põhimõtteliselt, kui ma olen käinud EKAs natuke noori õpetamas ka ja seletamas natuke brändist ja isikubrändist ka, sest nad on sellised, kui nad õpetavad kooli, siis nad arvatavasti on sellised ühe mehe, ühe naise ettevõtted nii-öelda, et nad esindavad iseennast või oma enda nime ja selles mõttes ma toon selline võib-olla väga totra näite, Ameerikas on väga paljud kannavad neid kummist käevõrusid, kus on 4 tähekes kirjas WWJD, what would Jesus do? Ja siis nad käituvad selle nii-öelda reeglistiku järgi. Ja mina võib-olla väga tihti ongi see, et mul mingit paelakas kuskil pole, aga ma just mõtlengi, et what would Holger do? Ja ma lähtun sellest, et kas Holger teeks seda, kas Holger paneks sukse pildi, kus tal on, ma ei tea, mingid joogid käes ja kõike muud sukse biopilti. Aga siuke üleüldine aktiivsus, et mis ma vähemalt oma klientidega olen pannud tähele, et kui ma olen saanud sellest mugavustsoonist nagu välja, nad maksavad mulle sellest raha, et siis nad on kuidagi justkui sunnitud seda postitust tegema ja kui nad on saanud selle aktiivsuse ikkagi nagu käima, siis on, issand jumal, inimesed tulevad muga rääkima ja mõtlen, et mul läheb nüüd järsku palju paremini. Ehk siis see puhtalt nagu aktiivne olemine juba annab väga positiivse kuvandi sulle brändile tegelikult juurde, et võib-olla siin ongi tegelikult see, et ei pea nii palju üle mõtlema
noh, üle tasub mõelda, aga ma usun, et sul on tegelikult väga palju näiteks häid pilte kas või mida sa tegelikult võiksid nagu jagada. Ma ei usu, et sa teed ühe hea pildi kuus. Selle kiiruse poolest on jälle see, et no, nüüd kui põhimidagi kokku see kiirus ja nüüd see, kuidas sa valid seda, mida sa on ju jagad, saab hästi tuua näiteks kõik need Instagramis olevad need fotograafide lehed just. Need, kes nagu ongi hästi kuulsaks saanud, siis vaatadki, et noh, võib-olla mõni, kes alles kogub kuulsust on ju, see ongi, neil on hästi palju ilusaid pilte ja siis näed, et seal vahepeal on mõni selline mitte töödeldud on ju kiiremini tehtud pilt, siis näed, et see kohe on ju võib-olla tunnetadki juba pildist ära, et see on nii-öelda lihtsalt sellepärast, et järjepidavus oleks on ju tehtud pilt. Ja siis sellel on ka kohe on ju vähem like, vähem kommentaare ja vahepeal tulebki selle kiiruse ja selle nii-öelda headuse vahel siis kuidagi tasakaalud. Eelmine saade oli tehtud fotograafidega, videograafidega, Jaan Parmask ja Magnus Heinmet, siis ma nägin, et jah, et nad oma feedi panid ikkagi nagu väga hästi läbi töödeldud pilte, aga seda julgemat eksperimenteerimist, mis on niisugune hetkeline, on ikkagi Instagram story või siis Snapchat, eks ju tegelikult, mis võimaldabki seda, ma arvan, nagu mul endal vähemalt meeldib, et mul on vähem stressi, see ongi nagu siin ja praegu, et inimesed ei ootagi nagu videokunsti, vaid nad tahavad näha seda, mis nagu siin toimub, eks ju, nüüd ja praegu, okei, natuke timmida küll, aga ma arvan, et see annab nagu väga, sa isegi juba teadsid, et kus see toimub, sest sa olid näinud minu storysid sellest kohast. Ma jälgin, väga palju võib-olla läheb või saab tuua paralleeli mu enda iseloomu või üldse olemusega, et mingitel koosolekutel, kui on suur ports inimesi, siis ma tihtilugu lasen inimestel, kellel meeldib rääkida ja ma ise võtan sõna küll vähe, aga ma pigem just üritan võtta sõna siis, kui midagi öelda loomulikult. Aga ma just kuulan selle veel rohkem võib-olla. Ma tahaks loota, ma kuulan rohkem muidugi. Et samamoodi ka, et eks ma tarbin ikka seda infot sisse poole, et kes midagi teeb ja mis kellegi elus toimub loomulikult. Stalker, jah. Kes meist ei oleks? Kõik on. Kes meist ei oleks tegelikult, lihtsalt tänapäeval on see nii palju lihtsam. Et ei ole ainult üks kanal, ei ole ainult rate.ee, kus ainult stalkida, et meil on see amploa ikka nii lai, et võime ikka kõike teada, et kus kohas ta käib, mida ta teeb, mida ta sööb. Võib-olla on isegi võimalik mõne juba paika panna, et müükest, ma ei tea, toitu talle peaks pakkuma, et mida ta kindlasti söö, et ei, ma tean, et ta seeni ei söö. Kas sa tead see persooni? Ei, ma ei ole kohanud teda kunagi, aga ma juba tean sellist infot, et eks on see, jah, nii-öelda palju sa üldse endast välja annad infot tegelikult, et ma ise üritan nagu selle võtta nagu võrdlemise privaatne olla, et minu elu on minu enda jaoks selles kontekstis, et aga kõik see, mis sa nagu välja tõid praegu, ongi näiteks ju tegelikult firma puhul on ta väga hea samas jällegi, kui ta on ju näitab, mis ta teeb, kus ta käib, mis üritused, mis ta ongi, mille poole ta nagu suundub, siis see on ju tegelikult väga hea, kui nende potentsiaalsed kliendid seda näevad ja siis teavadki, et mis valikut teha. Ja sul on õigus, selles mõttes, et siinkohal peab nii-öelda tooma nagu eraldusjoone vahele, et mis on mina kui inimene ja mis on siis Wink digiagentuur, sest me küll ei ole väga püsivad oma Instagramis, aga mitte sellest, et me oleme häbelikud või muud sellist, lihtsalt me oleme natukene saamatud selles valdkonnas või kuidagi ei võta nagu ennast kokku mõnikord, aga Wink kui digiagentuur tegelikult üritab ennast küll jällegi nii-öelda avalikust rohkem nagu välja tuua, et käime kuskil, ma ei tea, Latitude'il või kuskil muul konverentsil, ikka näitame ja siis inimesed näevad ka, et me harime ennast selles suunas ja kõike sellist, et eks me loome seda kuvandit, aga väga palju nii-öelda, mis on nagu vaikus ja privaatsus on ikkagi nii-öelda mina kui Holger. Küsiks brändingus ja koostöö sükest nagu seost, et tegelikult üks on see, mis me ise teeme, palju on ka see, mis me teistega koos teeme. Ja ka ettevõtte puhul, et mis ettevõtetega see ettevõtte koostööd teeb. Et kui palju te selle peale olete mõelnud, et valides oma kliente, et kas te langetate selle üldse sükse valiku või on see nagu, kas siin loeb pigem nagu rahakoti suurus või on teil juhtunud ka sükseid olukordasid, kus te nagu põhimõtteliselt ei taha koostööd teha mõne ettevõttega? Ma arvan, et see rahakoti küsimus on tegelikult õige ja ma arvan, et meil kõigil on hind. Keegi ei saa väita vastupidist üldjuhul, ma kujutan et enamikul on hind, mille eest on nõus tegema ükskõik mis kliendile, ükskõik mis töid.
aga on olukordi küll, kus tõesti ma näen mingi projekti ja ma otsustan mitte just selle pärast, mingi seosete pärast või selle ettevõtte enda võib-olla brändi pärast või kuvandi pärast ja ma tahan vältida seda olukorda, et keegi seostab minu või see agentuuri selle inimese või selle muu brändiga või selle muu organisatsiooniga, kui sellel on kehva maine. Et õnneks ma olen jõudnud punkti, kus ma saan teha mõnikord selle valiku, aga kindlasti algusaegadel ma kujutan ette, et seda valikut õnneks ei olnud või kahjuks ei olnud, aga õnneks ei olnud ka vajadust. No selle puhul ongi, kui minna rohkem selle koostöö poole peale just, et kui teed teiste ettevõtetega koostööd, mitte siis nagu kliendi mõttes, see on ka kindlasti see, et no näiteks reklaami mõttes, siis alguses väga paljud tahavad on ju kohe suurelt, et igal pool oleks näha neid. Samas lugesin ka just ühest raamatust, täpselt pealkirja ei mäleta, et rääkis ka, et just alguses ei olegi mõtet on ju minna Eesti siis plaanis kohe TV3 oma võib-olla siis firmat reklaamima, võib-olla alustadagi väikselt on ju, et ka siis see on ka rahakotile parem ja ka nii-öelda lõpuks see, et kui palju sa suudad seda siis hõlmata või nii-öelda piiride vahel hoida seda endale, et vahepeal võibki minna, et alguses läheb liiga suureks see klientuur võib-olla, et mida ei suudagi hallata lihtsalt ja siis tekib ka seda kindlasti, et keda valida kliendiks on ju. Et see võib-olla siis neid tulebki lihtsalt nii palju, et sa ei suudagi kuidagi seda piirides enam hoida ja peadki võtma kas kõik vastu või siis kõigile ei ütlema. Võib tekkida selline olukord on ju. On teil kogemusi ka influenceritega koostööst? Minul endal ei ole. Nüüd tuleb järgmine saada siis influenceritest, et kallid kuulajad siis püsige lainel või jääge ootele siis. See teema on praegu väga aktuaalne selles mõttes, et kuidas täpselt influenceritega suhelda ja et see on ju tegelikult väga tähtis. Mul endal otseselt nagu kokkupuudet nii otseselt ei ole võtta, aga mul on võib-olla üks hea näide. Nüüd kõik võivad ise tõlgendada, kui nad soovivad seda näidet, et ma siin nii-öelda ühtegi vastust ette ütlema äkka. Aga süke Eesti tore bränd nagu Boost Yourself teevad neid jooke ja või need pulbressu ja promovad sükest tervislikuluviisi, olgem ausad. Siis neil mingi aeg tagasi, kuskil aasta 2 tagasi äkki, oli pilt, kus üks Eesti muusik, üks rap-muusik, jällegi ei kommenteeri seda sektsiooni, Babylowst, siis nii-öelda promos seda toodet. Nüüd ongi küsimus, et kas pärast seda korda, kui ta käis nii-öelda ja tegi selle nii-öelda mainelise lükke, kas see oleks pidanud olema olukord, kus Boost Yourself selle oma Instagramit maha võttis või mitte. Et ilmselgelt ma praegu saan öelda, et nad ei võtnud maha selle loomulikult, aga võib-olla nad ei mõelnud üle ka selle kontekstis, aga võib-olla oleks pidanud võtma maha, et kas sellel äkki oli mingisugune negatiivne efekt, et Boost Yourself ennast nagu seostab sellega või siis hoopis teistpidi, et ta ei näe seda probleemi, et see ongi see, et sellist näite puhul, et see polnud küll väga halb näide, aga kindlasti on hullemad näited, kus kellega seod ära oma brändi kunagi ja siis see inimene või see persoon või see bränd või ettevõtte nii-öelda rikub täielikult oma maine ära ja siis kuidagi moodi peab sellest lahti ütlema, et ja kui ta on mingi isik, siis ja ta on su nii-öelda brändi keskmes, et sa oled kehitanud oma, ma ei tea, brändi ühe isiku ümber ja nüüd järsku see inimene lihtsalt teeb midagi, mida võib nimetada selliseks, ma ei tea, karjääri enesetapuks ja nüüd ongi see küsimus, et kas su bränd on piisavalt tugev nüüdseks hetkeks või piisavalt iseseisav, et sellest loobuda ja sellest inimesest nagu kõrval astuda. Et Top Gear üritas kõiki neid Clarksoneid ja muud tüüpi asendada siis selle sõprade Joe'iga, aga ei olnud seda efekti, et Top Gear oli tegelikult need kolm tegelast. Et vahetab, sa tahad, näitamise autosid sa tahad ja räägi, mis nalja sa tahad. Et küllap need kirjanikud ikka või need kirjutajad jääd ikka paika, kes need sõnad ja mõtted ette panid, aga lihtsalt nagu see karakter sealt tagant või see inimene või see nägu või mis iganes muu seal küljes oli, et see kadus ära ja siis lihtsalt ega see Top-Gearil väga hästi läheb praegu. Ja kui influenceritest tegelikult rääkida võib-olla rohkem, siis võib-olla kõik me ei oskagi arvata, et tegelikult see on ka influencimine ja nii-öelda aitab firmat väga palju kaasa, kui tegelikult ju isegi need, kellel ei ole väga palju follower'e või jälgijaid on ju Instagramis või Facebookis, panevad tegelikult lihtsalt kuhugi story'sse üles selle, et sõin täna siin seda pitsat, paneb firma nime juba on ju, või tag'i on ju, et Instagrami lehele.
ma ise teen seda tegelikult üsna tihti, kui käin kuskil lihtsalt puhtast heast tahtest, et ei ole kuskil mingit sellist asja taha, saatke mulle nüüd raha või saatke mulle nüüd mingit sooduskuponge, lihtsalt ongi sellest, et kindlasti, kuna ma ise tegelen ettevõtlusega, siis ma tean, et see ei pruugi olla alati kõige lihtsam asi, millega tegeleda ja ongi alati hea, kui keegi tegelikult aitab ja see on kõik ju tasuta nii-öelda siis reklaam ka firmale, ja päris paljud teevad seda. Nii. Nimetage 3 tegevust, mida 7Place peaks täna kohe tegema. Ma saan noorte alustada. Mis võiks kohe teha? See on päris selline triki küsimus ausalt öeldes. Kui ma võtaksin sind homme turundusjuhiks, siis mis sa 3 esimest action plani oleks sul? Tead, mina teekski seda lihtsalt, et kõigepealt vaataks, kui palju, peamiselt on ju Eesti inimesed ikkagi klientuur on ju, või nii-öelda jälgijad. Ehk siis proovikski vaatama, kui palju need eestlased neid Instagrami stories'id jälgiksid. Et vaatame, kui palju nad suudavad päevas jälgida. Kas nad vaatavad, kui me teeme 20 tükki, kas nad suudavad kõik 20 ära vaadata või vaatavad ainult 10 tükki ja swipe'ivad edasi? Ma pigem tegelikult, ma praegu tunnen, et kui siuke küsimus oleks mulle ja võtan mind sinna turunduspositsioonile, siis ma ei teeks midagi enne, kui ma ei saa aru, mis sa teha tahad, sest ma ei tea, mis sa teha tahad, äkki sa vaimusimas mõtled, et jah, teeme siin podcast'e ja teed coachingut ja muud teenust ja asju, aga äkki sa hoopis vaimusimas tahaksid, aga ei julge või ei oska sinna poole liikuda, mingit muud teenust pakkuma hakata, äkki sa tahad hakata mingit mobiiliäppi tegema, ma loodan mitte, aga sellegi poolest, et selles mõttes, kuna ma ei tea praegu, mis see plaan on, siis ma ei teekski praegu midagi peale selle, et ma tahaks aru saada, mis sa teha tahad. Ma tahan arendada pikaajalisi koostöösuhteid sotsiaalmeedia halduritega või ettevõtte juhtidega, kellega koostöös saame siis ettevõtted sotsiaalmeedias turundades ja kus siis töö osakaal oleks niisugune 50-50. Ma arvan, see toob kõige parema tulemuse, eriti sotsiaalmeedias. Võib-olla siis olekski päris hea mõte mõni nii-öelda siis võib-olla firma, kes ei ole veel klient või ei ole olnud klient, et kutsuda saatesse ja siin nii-öelda siis podcastis rääkida temaga, vaadata, mis mõtted temal peas on ja mis ta üldse turundusmaailmast mõtleb. See oleks kindlasti siis juba eeltööna väga kasulik ja võib-olla ka siis kuulajatele väga kasulik. Ma isegi paar klientini saanud ka. Ma tegelikult seaksin kahtlus alla selle või ma pigem küsiksin siinkohal seda, et kas 7Place peab olema 7Place või kas 7Place võiks olla mingi hetk Jaan Kruusmaa. Et kas see on tegelikult vajadus siin selle järgi, et on üks kiht veel sinu peal. Sest kõik me teame, kui keegi ütleb 7Place, su nimi on väga tuttav igal pool, ma võtan turnuskontekstis. Kui keegi ütleb 7Place, siis tegelikult ta mõtleb Jaan või ütleb Jaan, siis tegelikult ta mõtleb Jaan. Et üldjuhul see on nii-öelda ühesuunaline asi ka, et keegi ei mõtle Jaan Kruusmaa peale, mõtleb 7Place. Pigem on alati teistpidi. Sest olgem ausad, 7Place võrdub Jaan Kruusmaa. Ja selle mõttes ta võikski seda jääda, et võib-olla siuke selgust luua, et 7Place sündis meil ju 7 aastat tagasi, mis siis oli koondnimetus 4 inimesele. Et sul ei ole otseselt vaja enam koondnimetust, eriti kui sa oled selle nii tugevalt sisse heitnud selle idee, et sina oledki Jaan ja sina oledki see kompetents, sina oledki see teadmine ja sina oled see, kelle poole pöördutakse. Et ma kujutan ette, et sul ei ole sükast emaili aadressi väga populaarselt nagu info@7place.com. Enamasti ikka Jaani peale, jah. Täpselt, ehk siis selles mõttes ongi küsimus, et äkki Jaan või mina @jaan.ee või mis iganes domeen olla võiks põhimõtteliselt, et äkki see on hoopis see suund, mida peaks minema, et võib-olla ongi see, et kui sa oskad mulle vastu öelda, et 7Place, kui bränd loob seda väärtust, mida Jaan Kruusmaa kui selline bränd ei looks, siis ma olen nõus nii-öelda oma arvamust muutma, aga ma pigem nagu küsiks seda, et kas on mõtet või kas on vajadust, vabandust, mitte mõtet. Ja võib-olla veel sinna juurde, neid punkte läheb nüüd küll paljuks juba, aga ma usun, et sul ei ole selle vastu midagi. Kui võib-olla veebilehel algatadagi mingi näiteks selline foorum, sellepärast, et ma tean, et väga paljudel inimestel ju tegelikult meeldib ju teistega arutada seda, et kui vaatab podcasti on ju,
siis ta ju otseselt kuskil võib-olla kommenteerib seal all, aga see ei ole otseselt mingi teistega arutlus alati, et see ei pruugi areneda teistega arutluseks, et kui on foorum, siis inimene teab, et ta tuleb sinna ja ta ootabki juba mingit vastust, et võib-olla saabki mingi kindla küsimusega kohe sinna foorumisse suunduda. Ja siis saad ise vastata sellele või vastavad mõned teised foorumi kasutajad. Kas sul Sevenplace'i jaoks on loodud see mingi Facebooki grupp? Ma hakkasin gruppi tegema, siis ma sain aru, et siis on sotsiaalmeedia grupp, et ma ei tahtnud dubleerida seda, mis juba toimib ja mul on seal modereerimisvõimalused ja mul on seal juba nagu nimi üles loodud, et siis tegelikult Sevenplace foorum kui on nagu hästi, aga samas jälle ongi see, et hea küsimus, mida ma teha tahan, praegu olen nagu silla ehitaja tehnoloogia inimeste vahel. Et ja Sevenplace on väga hea tööriist, mille kaudu ma saan seda praegu teha. Kui ma paneksin Jaan Kruusmaa võrdubki ainult see nagu siis siuke, võib-olla mul endal tekib see tunne, et siis ma natuke võib-olla piiraksin ära ülejäänud tegevused. Et siis ma ei saa kunagi teha Jaan Kruusmaa kalamees näiteks. Ma vist ei lähe kalale, aga a la, eks ju. Et mul vähemalt hetkel mulle tundub endal natuke, et katus on mõnes mõttes nagu lihtsam, et mul on selles mõttes väga dünaamiline, et mulle meeldib väga palju erinevaid asju teha, et taustal nagu, mis see tegelikult ettevõtte võimaldab mul nagu teha, et see on nagu äge. Kas seda Sevenplace'i foorumit ei annaks mitte teha näiteks, kui me jätame Facebook kõrvale? Kui ma olen Facebookis ka mõnes grupis, mis on ka podcasti ümber tehtud, siis ma olen ka tegelikult ühes Slacki kanalis, mis on siis selle sama Boag Worldi podcast temaatiline. Et see on üllatavalt aktiivne ja üllatavalt sisukas, sest see toob kokku inimesed väga igalt poolt maailmalt ja väga palju huvitavad arvamusi. Et isest see saatejuht või saatejuhid seal võtavad proportsionaalselt võrdlemisi vähe isegi sõna, et enamik diskussioonis käib juba inimeste enda vahel ja selles minu arust on väga asjalik mõte ja asjalik kanal, et võib kaaluda nii Slacki kui ka võib kaaluda ka eestimaist võib-olla Fliipi. Aga seal ongi kindlasti tuleb ka siis ära defineerida, kas minna ka välismaa inimesi siis publikut otsida või ainult Eestisse jääda. Seal ka kindlasti see mõjutab, et see oligi väga hea, et sa tõid ühe siis Eesti ja välismaa näite, et Slack ja Flip. Aga samas, ega see Eesti turg veel pole ju sul otsas, see on ju lapse kingades. Ma olen öelnud, et ingliskeelset sisu on väga palju juba ja olles nagu pikalt Eestist ära olles, tegelikult ma tunnen ikkagi, mida kauem oled siit ära, seda mõnusam on tagasi tulla, et ma tihti mõelda, et äkki peakski tegema ingliskeeles näiteks podcast, aga samas et sellesse eesti keelse inforuumi, Eesti bränd või inimesed, kes me siin Eesti brändi sees oleme, et ma ikkagi tunnen kuidagi nagu ikkagi, jah, me oleme väiksed, jah, see võib-olla ei ole nii tasuv, aga ma tunnen ikkagi seda nagu rõõmu ja valu, et olla eestlane, et siia rohkem teha ikkagi eestikeelset sisu ja materjali ka. Ja ma arvan, et sa hakkad konkureerima Eestis olles, kui sa oled podcasti või pakud teenust, sa konkureerid üsna väikses konnatiigis. Nii kui sa hakkad kasutama inglise keelt või inglise keelt, et sihtgrupp hakkad tagajama, sa konkureerid terve maailmaga ja kas sa jaksad, et siis on küsimus, et võib-olla sa näed nii palju vaeva lõpuks võitlemisega selle brändi loomise eesmärgil ja tegelikult tööd ei jõuagi lõpuks teha või see kvaliteet äkki kukub selle all. Et siis nagu Eestis püsida või siis aegamisi äkki Soome liikuda, et soome keelgi pole sulle võõras. Et selles mõttes võib-olla see on see suund praegu, et ja Eesti turgu sa nüüd vaevalt oled nüüd nii-öelda 100% läbi käinud. Et siin on kõvasti veel ruumi, et tõesti soome keel on tegelikult ka väga okei turg ja seal on väga, sinnaks võib-olla isegi ka potentsiaalselt mõtled sul minna mingi hetk. Või isegi kui kui ise igale poole ei jõua, siis võib-olla isegi keegi partner sinna leida, kes siis teeb nagu. Jah, taustal on igast huvitav mõte. Nii. Rasmus. Kui ma küsisin sinu käest sisendit saate kohta, siis sa väitsid, et sa tead tunne pealt, kuidas sotsiaalmeediast turundada. See võib olla natuke liialdus, aga põhimõtteliselt. Mis on sinu visioon või nägemus sellest, et ideaalsest sotsiaalmeedia turundusest just ettevõtte seisukoha pealt? Võib-olla ongi need teemad, mis meil natuke siin ka juba läbi käinud ongi, et selline tasakaalu leidmine järjepidevuse ja hea siis materjali vahel. Et vaatajad ei viitsi
vaadata mingit jama, mis lihtsalt on toodetud kiiresti ja samas ei viitsita ka jälgida seda, kes mingi iga 2 kuu tagant ainult võib-olla paneb ühe pildi Instagrami üles või Facebooki ühe postituse, et ikkagi ju sotsiaalmeedia, üldiselt need Facebookid ja Instagramid ongi ju selle põhimõttega loodud, et neid iga päev jälgitaks. Ja Facebooki enda algoritm soosib ka seda, muidu sul lihtsalt asjad ei tule. Ja kui juba algoritmidest rääkida, siis kindlasti tulebki sotsiaalmeedia turunduses kõik sellega. Nii, alustame lausut alguset. Ja. Mis tuleb sotsiaalmeedia turunduses teha siis? Et kui algoritmidest juttu tuleb, siis kindlasti tulebki nii-öelda leida enda jaoks see just mugav järjepidevuse nii-öelda muster siis, kui tihti sa paned ja kui palju sa töötled seda ja niimoodi. Et seda kõike tuleb vaadata. Et ka algoritmid ju tegelikult ongi ju see, et nagu Instagramis praegu ongi, et peamiselt kõikide postide levivus siis sõltub sellest, kui palju sa seda muudad pärast postitamist, kuidas esimesed 100 inimest seda siis, kuidas nad reageerivad sellele sisule ja kõik selline asi. Ja muidugi alati tuleb ka liikuda paljudel firmadel kaugemale kui ainult Facebook, Instagram ja võib-olla ka Snapchat, kuigi tegelikult ma väga palju Eestis ei teagi, et Snapchati kasutatakse. Et see on kindlasti võib-olla koht, kuhu veel sisse vaadata. Ma just uuendasin just logisin sisse tagasi peale oma telefoni uuendust ja siis ma nägin päris huvitavaid nagu chat, et paar üksikut on nagu järjepidevat, aga ma näen seda pigem isiklikul tasandil oma noortemate õdedega suhtlemiseks on väga nagu, et ma mõtlesin, et ma ütlen, et kuule, et sa pead nüüd sinna tulema, aga ma lähen sinna, kus neil on nagu tore olla ja seal nagu igapäeva mölluseks ju saab tegelikult väärtust tuua. Aga tegelikult on ka veel see ju, et me isegi ei suuda mõelda, kui palju neid erinevaid sotsiaalmeedia nii-öelda väljundeid on tegelikult, et praegu, mis me ei ole veel maininud, on ju, tegelikult saab kasutada Tumblri väga hästi oma firma jaoks, kes näiteks just võib-olla pildid, kelle klientidele hästi mõjuvad, mingi Pinterest, Google+, LinkedIn ettevõtluse jaoks. Mõned on seal on ju need välja surnud juba ja tahavad välja surra, aga on kohti tegelikult, kus ka neid kasutatakse. Veel, ma usun, võib-olla kaovad need ära. Aga kindlasti LinkedIn ettevõtluse juures, kindlasti ärikontaktide jaoks, et see ma usun veel areneb isegi. Meie järgmine saatekülaline teeb väga tõsist turundustööd LinkedInis just, et esimene lain on ta küll spämmis kõik, et lisas kõik, kes vähegi võiks nagu selles sektoris nagu aktiivsed olla ja on ise hakanud täiega aktiivseks just Eesti LinkedInis ma olen vaadanud. Ta küll ka rahvusvahelise poole pealt ka, aga kuidagi väga ilusti võtnud selle nagu tühja koha, mis LinkedInis nagu on, et seal nagu inimesed on väga passiivsed, eks ju, kui siis copy-paste mingi linki. Eks seda, kuidas, kui LinkedInis kasutaja on, eks seda oleme me kõik näinud, et lihtsalt kuskilt suvaliselt tulevad, connectivad, ja see on ka Facebookis ja igal pool mujal, eks see ka LinkedInist ei puudu see, et suvaliselt tulevad ja lisavad. Kas me kõik peaks nagu teadlikult tegelema üldse brändinguga? Või on mingi olukord, ma tean, et tähendab, see on tükene võib-olla suhtumid, ma mõnikord on kohanud, et on ettevõtjad, kes on öelnud, et müük, mis on ka oluline, sest see toob sulle kohe tulemust, eks ju. Ja unustavad kuidagi selle brändingu poole ära, et kas ongi ettevõtteid, kellel ei ole vaja brändingut siis? Ma ütleks, et on ettevõtteid, kellel üldse ei ole brändingut vaja, eks see mingi pool ikkagi, eks ettevõtte bränding on ka see, nagu väga palju arutate siin on ju seda Jaan Kruusmaa või Seven Place, et kui see on ju, tegelikult ju ikkagi iga sinu tegevus siis ikkagi mõjutab Seven Place'i, vahet ei ole, kas seal oled ainult sina nii-öelda pildis või on seal veel taga tegelikult 100 teist inimest, et see ongi see, et bränding on ka mingi kõige pisem asi või kas või see, kui keegi klientidest postitab Instagrami, sõin selle firma pitsat, et juba see on bränding. Väga hea näite võingi tuua oma asutatavast firmast Bookitapist, et me oleme ka juba brändinguga pihta hakanud, aga ma tean 100% kindlalt, et see ei ole lõpetatud ja see ei ole veel lähedalgi lõpule. Et seda tuleb kohandada siis, kui tuleb müük, kui tuleb päris kliendid kõik, siis tuleb seda kõik jälle kohandada. See ongi selline, et mina ütleks, et brändingut on igal firmal vaja, aga nad peavad ise aru saama, kui palju neil seda vaja on. Ja kui palju nad seda tähtsustavad siis oma nii-öelda müügi juures.
ma arvan, et see algne küsimus, et kas peaks tegema brändinguga ettevõtta, siis ma ei taha nii-öelda kõlada küll filosoofilisena või mingi huvitav lausena, aga kui sa ei tegele brändinguga, siis tegelikult bränding tegeleb sinuga, ehk siis sa jätad mingisuguse vaakumi, mingi tühimiku oma ettevõtte kuvandist ja inimesed saavad ise sinna täita ära, et mis nad arvavad sellest ja siis tekivad mingi kuulujutud. Ja kui sa nii-öelda aktiivselt ei tegele eelnevalt oma brändi loomega või kuvandi loomega, siis need võtadki selle uue koha sinu nii-öelda brändi kuvandist, et kui keegi hakkab rääkima mingeid negatiivseid mõtteid või uudiseid looma või jagama, siis lõpuks see ongi see, millega sinu firmat seostatakse. Ja kogu see seos ongi ju lõpuks bränding. Aga samas ju ei ole ka alati nii-öelda negatiivne kajastus nii-öelda halb reklaam. Selles mõttes, et kui ongi see, et on kliendid nagu ühest, siis nii-öelda, ütleme niimoodi, et kliendid, kellele Winki puhul siis näiteks, kellele meeldib, et väike ettevõte, mingi niši ettevõte tegeleb nende turundusega. Ja siis on ju kliendid, kellele meeldiks, et tegelikult mingi hästi suur firma tegeleks, kellel on hästi palju tõestust, koduleht täis on ju 100 000 partnerit, kes neil on olnud. Ja siis ongi, et näiteks need suured ütlevad nüüd halvasti näiteks Winki kohta. Siis võib-olla need väiksemaid mõjutab see rohkem, aga samas kui need väiksed ütlevad Winki kohta halvasti, siis need suured võib-olla nii palju ei võta seda tõsiselt. Et samas see jääb neile nii-öelda, nad näevad seda kui reklaamina ja siis nad hoopis üldse vaataksid Winki lehte. Tegelikult nad meeldivad meile, me prooviks neid. Et see ei pruugi ka alati halb reklaam või nii-öelda negatiivne reklaam ei pruugi ka alati halb olla. Kas ja kuidas üldse planeerida raha, aega, inimesi brändingu tegevuste jaoks? Ma ütlen võib-olla nii-öelda natukene ennast või meie digiagentuuri promovalt, siis kõige lihtsama tegelikult ikkagi brändingu puhul võtta ühendust või konsulteerida kellegi nii-öelda asjatundja või eksperdiga. Just selles kontekstis, et võib-olla ma mõtlen üle, võib-olla ma mõtlen, mul on vaja, ma ei tea, isegi mingi autograafikat ja mingisuguseid PR-laused ja inimesi ja mingisuguseid sloganeid ja kõike muud, aga tegelikult ma olen ettevõte, kelle ainukene ja üks klient on kunagine koostööpartner, kelle põhjal kogu mu ettevõte on loodud, ehk siis tal ei ole sooja ja külma, kas mu logo on punane, sinine, kandiline või olematu. Et tema ostis 10 aastat tagasi mult, ma ei tea, näiteks mingite karpide voltimist ja ta ostab 10 aastat hiljem ka sõltumata, mis logo, mis nägu mul on, et ma ei konkureeri mitte kellegiga, et lihtsalt tegeleb oma enda väikses nišis. Et selles kontekstis võib-olla see bränding on lihtne võib-olla üle mõelda, aga meil on ka erinevaid kliente, kes siis tulevad meie poole võib-olla algab see sellest soovist, et ma ei tea, mul on visiitkaarti või mul on logo vaja, siis kuskil 5-6 aastat tagasi oleks ma küsinud või hakkan kohe pihta põhimõtteliselt, siis praegu on see laiskus või elutarkus, ma pigem küsin miks ja lasen selle ära seletada, et miks on nüüd, ma ei tea, uut logo vaja, miks tal on visiitkaarti vaja. Et visiitkaartiga on konkreetne jupp, aga kogu see vestlus võib lõpuks jõuda punkti, kus me lõpuks saame aru, miks ta üldsegi nii-öelda mõtleb, et tal on vaja mingit uut midagit, et kas ta äkki ühineb kellegi, kas ta äkki on muutnud oma sihtgruppi, kas ta äkki tegeleb mingi uue asjaga, uue teenusega või midagi hoopis sootuks muud, et selles mõttes lihtne on rääkida kellegi, kes teab seda valdkonda, kes on igal päeval seal sees ja kes oskab võib-olla lihtsalt oma enda insighti öelda. Ja kui täpselt selle raha poole pealt rääkida, siis võib-olla tookski tagasi selle punkti korra, millest ma enne natuke rääkisin. Et ei tasugi alati, ütleme nii, et uus firma, saad mingi investeeringu kaasata endale, ei ole mõtet kohe kõige suurematesse reklaamiagentuuridesse, kõige kallimatesse lükata oma rahad sisse, öelda, las nemad teevad. Võib-olla pigem see, just eriti algusfaasis on pigem see nagu hands-on, et sa tegeledki ise on ju selle brändinguga rohkem ja näed ise ka sellega rohkem vaeva. Ma küll ei ütle, et me Bookitupis tegime nüüd kõik brändingu ise algusest peale, me ka küsisime abi professionaalidelt, küll leidsime tutvuste kaudu, kes siis aitasidki nii-öelda siis firma värvid välja mõelda, mida me hakkame kasutama igal pool ja võib-olla ka siis nii pisikesed asjad nagu fondid. Aga kindlasti alguses tuleb vaadata ka selle koha pealt, et ei ole mõtet kohe kõige kallimasse lükata või panna kõik raha, kui on võimalus isegi.
Eestis käib üks kole sõnade ühend ringi nagu CVI, mis Eesti kontekstis ma väga näen, et tal pole kohta. CVI siis pikalt on Corporate Visual Identity. Jätame need 2 viimast sõna kõrvale. Corporate. Eesti tandri ütleb niimoodi, on võib-olla ettevõtteid 10, kes väärivad või kes vajavad selles kontekstis mingisugust CVI-d. Et enamikud lihtsalt vajavad mingisugust lihtsamat brändi kokkupanekut, et milline ma olen, mismoodi ma käitun ja mismoodi ma ei tea, teen oma plakateid, logosid, mingid sotsiaalmeediat ja kõike muud. Et lihtne on mõelda ennast suurelt, et ma nüüd teen oma uue ettevõtte, kõik ütlevad, et mul on vaja CVI-d, selge, siis ma hakkan ja tellin väga suure paketi asju, millest ma enamikku mitte kunagi kas ei kasuta, või siis kogu selle projekti eelarve lihtsalt sööb mu ettevõtte eelarve tegelikult ära. Täpselt. Ja kindlasti alguses veel, tegelikult see isegi ei ole alguses, see on ka ükskõik mis faasis, tuleb mõelda ka selle peale, et tegelikult on ju väga palju võimalusi, kuidas tasuta saada ennast nii-öelda pilti siis. Et ongi kas või mingi selline asi, et ma nüüd ei ütle, et keegi midagi illegaalselt tegema peaks, aga selline lihtne asi näiteks, et on tehtud maailmas juba, kleebitakse auto näiteks, firma kleeb see täis, mingi selline asi, oma auto muidugi mitte teiste inimeste autos, oma auto ikka, ja sõidetakse linna peal ringi, juba jääd natukene pilti, võib-olla saad ka, kui on väga naljakas see, kuidas see välja näeb, siis võib-olla saad ka mõnes väikses uudiste agentuur, kuskilt uudistes näidatakse. See on muidugi su bränd, see on su ettevõtte bränd, see on su kuvand juba teeb paigas. No jah, seal peab natuke olema, eks see võib-olla natuke loob juurde on ju midagi, aga samas seal peab juba midagi paigas ka olema. Ja samas küsimus ongi see, et kas see on sinu ettevõte. Meie Winki kontekstis kasutame Instagramis sukast hashtagi nagu this is Wink ja sündis pigem sellest, et täpselt ongi see, et me loome postituse, paneme pildi, paneme teksti ja enne nupu vajutamist me korra mõtleme iseendalt ja küsime iseendalt, kas this is Wink, kas see on Wink, kas see on see kuva, mida me tahan välja näita. Kui vastus on ei, siis läheb see postitus samasse kohta, kus enamik on minu Facebooki omad, ehk siis mitte kuskile. Ja nüüd ongi küsimus, et näiteks kas Winki näitel, kas ma paneksin oma auto kleepse täis niimoodi. Ei, ja ma ei minimaalselt võib-olla kuskile kohta midagi läheb, aga umbes niimoodi, et sa tead, kui ma näitan näpuga, et näe vaata seal sumbuti all on see minu ettevõtte logo. Ilmselge, et see ei ole nii-öelda reklaami eesmärgil. Aga samas on väga palju ettevõtted, kes tegelikult sükest gerillalikku tunnust teevadki, et TransferWise, olgem ausad, oma probleeme riiete selles hoidmisega näiteks. Aga see töötab meile, see on nende süke väga radikaalne bränd ja nende eesmärk on ka väga radikaalne loomulikult, et see nagu käib käsi käes, aga samas kui ma teen advokaadibüroo ja kleebin oma auto kleepse täis ja siis lähen ka paljalt jooksin oma auto ümber kogu pärast lõuna, siis kas see on see kuva, mida ma tahan näeta? Sorainen tiim. Mis asi? Ei midagi. Et näiteks kui Sorainen tiim nii teeks, advokaadibüroo Sorainen, läks jookseks alaste ringi ümber kaua. Tegin nii? Ei. Okay. No ma arvan, et enamikud advokaadibüroode puhul on mingisugune, ma ei tea, suurem kokkuleppimatu brändi mingisugune baas, millest kõik üldjuhul üritavad nagu kinni hoida, et neil on oma, ma ei tea. Ja huvitav tähelepanek jah, et see on mingi ametiülene bränd, vaata. Advokaadid on sellised. Asjalikud. No samas ega sa ei taha sükest lahmijat või alast tegelast oma ettevõtte või su enda nii-öelda raha või vara nii-öelda kaitsma. Sa tahad konkreetset tüüpi, kes on konservatiivne mingis määras või vähemalt vaoshoitud ja vähemalt ta teab midagi ja ta näeb välja visuaalselt, nagu ta teab midagi. No eks sellega ongi see, kui nii-öelda nagu inglise keeles öeldakse marketing stunts on ju, et kui neid asju teha, siis kindlasti tulebki mõelda, et mis kuvand on ju, samas ka kui laialt siis tahadki on ju jõuda, et kui sa midagi sellist teed, jooksed on ju paljalt kuskil, siis ma usun, et see jõuab nii mõndagi kohta. Ja samas ka loob mingi kuvand on ju, kõik peab hästi läbimõeldud olema. See kuvand võib aastateks külge jääda. Nii, aga siit füüsilisest maailmast natukene veel paari sõnaga sooviks teil kuulda bränding ja veebileht, et kõik see kasutaja kogemus, värvid, mugavus, mobiilsus, et mis on võib-olla teie jaoks 3 sükest olulisemat asja? Brändingu ja veebilehe juures? Jah.
noh, kindlasti ongi see, et kui sul juba mingid kindlad värvid või mingid kindlad asjad on nagu tekkinud, siis kindlasti ka kajastada neid oma veebilehel, sellepärast et ütleme niimoodi, et kui sul tavaliselt mingi brändi logo, näiteks ütleme niimoodi aplikatsioonid või mis iganes, mis sa teed, on tavaliselt mingi kollases värvis ja nüüd sa teed järsku veebilehe sinist värvi, siis see võib olla inimesele natuke segadust tekitav ja sa ei saa tekitada endale sellist ära tuntavust alati. Nagu Nike märgiga. Väga hästi on Nike märgiga tehtud teste. Kui Nike märk oleks sinust praegu 20 meetri kaugusel ja pilt oleks natuke udustatud, sa tunneks ikka selle ära, kui ta kuskil on, sest neil on üldiselt kindel koht, kuhu nad panevad Nike märgi. Jah, no see on muidugi logoga nüüd seotud, aga sa ikkagi tunneksid ära. Ja ma usun, et väga paljud, kes ikkagi tahavad, et neid ära tuntaks ja neid kohe ära tuntaks, siis peaksid midagi sellist looma, kas siis värvidega, logoga. Ei tasu alati kogu aeg logo teha, no alati on logost erinevad versioonid inimeste, et alati ei tasu erinevaid versioone igal pool kasutada. Täpselt nagu brändi puhulgi või ettevõtte kuvandi puhul, siis see veebileht kindlasti peab olema selge sõnumiga. Väga tihti ma näen väga palju väga häid halbu näiteid selles kontekstis, kes seletavad kas või väga pika landing page'iga, mida nad teevad ja ega ma lõpuks ikkagi aru ei saa täpselt, mida nad teevad. Et inimestel see tähelepanu võime on meil aastatega ainu kehvemaks läinud loomulikult ja internetis võib-olla antakse parimul juhul kuskil 10-9 sekundit aega, et veenduda, kas see on see, mida ma otsisin või ma lähen järgmise lingi peale, sest meil on valikut on piisavalt palju ning kui ongi selge sõnum ja ütleb kohe välja, et ma ükskõik mis sõnastusega, et ma tegelen sellega, et ma ei tea, haldan mingisuguseid rohealasid, siis selge, kui ma otsisin seda, siis ma olen õiges kohas. Aga kui sa hakkad rääkima suurtest mõtetest, kuidas maailm on ilus ja roheline ning maailmas on palju inimesi, siis võib-olla ma juba kaotan huvi või tähelepanuvõime läheb kaduma omadega, et eks see selge sõnum nii brändi kui veebilehe kui ükskõik mille muu puhul, et veebilehe puhul et ongi see, et üldjuhul kuidas sa veebilehel jõuad läbi Google otsingu tulemuste ja kui ma otsin mingit märksõna, digiagentuur näiteks ja esimene link, lähen lehele, vaatan, ma ei ole päris kindel, kas see tegeleb digiagentuuritamisega või mingi muu asjaga, siis ma lähen tagasi ja võtan järgmise, kuni ma lõpuks leian selle, kes ütleb kohe selgelt välja või aru saada, et annab mulle teada, et see on see leht või see, mida ma tahangi. Et meil on valikut nii palju praegu, et see konkurents peab olema lihtsalt, sa pead olema parem kui konkurent ja selgem konkurent, et hiljem saab seda neid pehmeid väärtusi juurde rääkida, et maailm on tõesti roheline ja inimesi on tõesti palju ja kõike muud sellist, aga sul ongi mõned loetud sekundid aega, et inimene kinni püüda on veebilehele ja siis samamoodi nagu brändi puhul ka, et kõik see koos peab komplektne ja ühtne. Ja seal kindlasti ongi, võib-olla kõige parem ongi nii-öelda mingi väiksed punktid kuhugi välja kirjutada või enda sellised müügiargumendid ka punktidena lihtsalt lühidalt välja kirjutada. Mul on tegelikult selle ilustamise asjade pealt või selliste nii-öelda siis mulli ajamisest on üks väga hea näide, oli üks autorendifirma. Alguses, kui luges seda teksti, siis olid nagu, kas üldse on autorendifirma või miski ja kuidas nad manuaalkäigukasti kirjeldasidki niimoodi, et sellel on siis käsitsi õli segatav või kuidagi niimoodi, et manuaalkäigukasti ja kuidagi niimoodi kirjeldatud. Seal on jällegi see, et kui rääkida on ju tähelepanu võimest, siis tekib küsimus, et okei, et inimene loeb ära, kui see talle oli naljakas, huvitav, võib-olla ta hakkab mõtlema, mis see siis tegelikult tähendab. Aga võib-olla tal oli tähelepanu võime, ta ei saanud aru sellest ja siis ta just satub segadusse, on nagu okei, ma lähen ikka teise autorendifirmasse, ma ei tea, mida nad ajavad. See on ka selline hästi, et ma ei tea, kus just autorendifirma puhul on mõttekas sellist asja taga ajada, et pigem on seal just, et ma ise vaata ei ole autorendifirmadega tegelenud ja ole süvenenud sellesse asjasse, aga ma usun, et kui ikka auto on see, mis ta on ja siis ikka vast inimene võtab seda, et see ei ole vahet, kas on sinna kirjutatud, et tal on käsitsi õli segatav seal mingi käigukast või kuidas see täpselt oli, et teda vast lihtsalt huvitab, et see on manuaalkäigukast. Nii, aga rääkides sellest tähelepanu poolest, siis ongi nüüd tähelepanu lõpusirgel. Kas teil on veel midagi lisada? Seoses brändingu, et kuidas, võtamegi siis selleks, et kuidas kõige paremini, kuidas haarata siis tähelepanu enda brändile?
haarata tähelepanu? No ma arvan, et siin on tegelikult meil siinpool lauda nii-öelda on 2 nii-öelda seda tööriista olemas. Üks on siis see, kes, siis mina, kes aitab seda brändi paika panna ja siis kohe nii-öelda teise tööriistana siin kõrval kohe tegelikult turundusmehhanism, mis tegelikult see brändi nüüd laia maailma viib, et ega see sul võib olla kena, ma ei tea, kena brändi, kena idee ja mõte, slogan ja kogu see väärtused kõik paigas, aga kui keegi sellest ei kuule mitte midagi ja keegi ei näe neid, siis noh, see on selline sahtlisse kirjutamine selles mõttes, aga investeering on juba tehtud nii-öelda brändingu poole peale, et eks see turundus peab seda kõike kandma ja viima õige sihtgrupini ja õiget moodi ikka tegema. Täpselt, et kui ikka ise tead ettevõtjan, et noh, võib-olla oma Instagramis jagan asja, oma Facebookis või oma veebilehel on ju kuidagi üritan suunata inimesi, aga tegelikult noh, need, kes reaalselt tegelevad sellega ja kes on õppinud seda, kas siis olgu see ülikool, olgu see internet, mis on praegu isegi tegelikult parem variant internetis õppida turundust, siis noh, ma usun, et nemad saavad sellega nagu, või noh, nemad, meie, saame sellega kiiremini hakkama, kui siis see, kui hakata ise pusima, et sellega võib kauem aega minna lihtsalt ja ka lõpuks olla kulukam. Aitäh! Nüüd sükene küsimus, et soovitage kuulajale üks tegevus, mida ta pidi juba eile tegema, siis turundusväliselt. Minu enda unistus on kogu aeg minna ja vaadata ikkagi ära see Ameerika oma silmaga, USA. Et seda kindlasti võib-olla soovitada ka teistele, et lihtsalt näha, kuidas see siis nii-öelda üles puhutult kõige suurem riik maailmas siis nii-öelda jutumärkides, mis ta siis endast kujutab. Sõber just tuli, kiitis taevani, et ootused oli, alahindas seda riiki. Ja kindlasti soovitan, kuna ma ise on üsna aktiivne, niivõrd kuivõrd üsna aktiivne raamatute lugeja, siis näiteks on $100 Startup. Väga hea raamat, mida soovitaks. Oleks mul selle autor ka meeles siis, aga $100 Startup, sellega peaks ilusti üles leidma selle raamatu. Lisame viite sinna. Mingi affiliate konto ära tegema. Ma arvan, et ma lähen nii-öelda palju lähemale oma nii-öelda mõtete ja soovitustega, et iseenda näitel puhtalt ütlen, et noh, nii-öelda rohkem võib-olla ettevõtjatele suunatud sõnum on pigem see, et mida oleks ma teile tegema, aga täna on peaaegu sama hea päev ja homme on võib-olla veel parem, on mingi puhake. Tegelikult ka mingi puhake ja olge lihtsalt eemal. See ei tähenda, ja ma tean, et see ei tähenda, et sul ei ole ühtegi töömõtet peas. See on loomulikult, see on iga hetk, iga sekund. Aga lihtsalt minge puhake, et praegu veel on meil okei ilm, kauaks see veel kestab ja kõike seda, et lihtsalt minge eemale ja tulge tagasi värske pilguga. Et ma arvan, et see sinu mitu kuud seal eemal, no mitte küll täiskohaga puhkus, aga sellegi poolest puhkust soosiv õhkkond, ütleme niimoodi, et küllap see kandis sulle nii-öelda värske ja uue hingamise nii-öelda. Et ma tean, ma on ise ettevõtjana väga halb puhkaja, mul on väga halb ülemus, mina ise, seega ma annan endale väga vähe puhkuspäevi ja tegelikult ma tean, et ma peaks seda rohkem ja rohkem tegema. Et see ei ole väga okei, kui ma annan ka oma laupäevad või kohustan ise ennast laupäeviti ka mingid tööasju või mingid uusi mingid startup ideid välja mõtlen või tööta või testima või muud sukest asja, et see on küll fun, no see on üks minu hobidest ja huvidest ongi tegelikult see, mida ma teen elukutsena, on siis kõik see disain ja kogu see turundamine, kogu see ideede välja mõtlemine, genereerimine, valideerimine, aga kas see oli Tanel Padar, kes ütles, et võtke aega veidi ringi vaadata, siis ma arvan, et ta ütles õigesti, kas ta seda ka mõtles nüüd ettevõtjatele see hetk, aga tasub. Et noh, ma saan aru küll, et ei saa võtta nädalaid vabaks arvatavasti, aga üks päev siit sealt tegelikult juba annab omaette efekti, et väga lihtne ikka läbi põleda. Ja kui spetsiifilisemalt Holgeri jutust rääkida sellest puhkamisest, siis ongi, et noh, alati vahepeal ettevõtjad on ju mõtlavadki, kui ma üksi teen seda asja, siis no, kuidas ma võtan vabu päevi, on ju, see asi on ju vaja ära teha, see asi, et samas on alati võimalus küsida, et kas äkki saaks natuke edasi lükata mingi kohtumise, kuidagi niimoodi, et
noh, võib-olla ongi vahepeal ka eestlaste juures just see asi, et ei julgeta küsida. Et ongi võib-olla lihtsalt küsi, et kas on võimalik kohtumine näiteks edasi lükata või ka kliendi käest küsida turunduses, et teeme nii-öelda selle esimese miitingu järgmine nädal. Et kui see nädal nii kiire on, tuleb ikka puhata, et küll see Gary Vaynerchuk on ju ütleb, et ta vihkab neid, kes on ju reedeid armastavad, aga noh, tundub nii, et nädalavahetus ikkagi on see, kuna peamiselt on ju inimesed puhkavad. Kui on võimalus, muidugi võtta see puhkus kolmapäev, neljapäev. Ja võnd. Kusjuures Holgeriga, kui me oleme Facebookis nüüd rääkinud, siis need mõned korrad ongi põhimõtteliselt iga kord on üles tulnud see puhkamise teema, et ikka olen ka küsinud, et puhanud ikka oled. Ju siis alateadses mul midagi käib siin või siis keegi on mingisugune sõnumi sisse pannud ja ma üritan sinna poole ennast suunata, kuigi ma ei näe väga seda puhkusaega tulemas, siis teine pool jällegi on see, et mida ma iga aasta vist tumpkaudu olen kogenud, on see, et ma jään kuskil oktoobris, novembris haigeks. Aga üldjuhul ma teen seda haigeks jäämist üks kord aastas. Mitte küll nagu ma ei jää teadlikult haigeks loomulikult, aga et noh, kui ma jään haigeks, siis ma jään haigeks. Noh, me räägime siin nädalates 2 nädalast, võib-olla mõnikord isegi rohkem natukene, et ilmselgelt siin nagu kuhjub midagi kokku. Et no, kui mul on võimalus see 2 nädalat, et mingi hetk haiguse pärast võtta taastumiseks aega maha, siis võib-olla on võimalik mõni muu päev võtta ka kuskilt mujalt, et ega tegelikult kõik asjad ei põle ja see, kui klient ütleb, et tahab seda eilseks, siis ega ta ei pruugi teada. Ma peaksin ka vist ikkagi väga võtma nii-öelda siis kuulda Holgeri soovitust, et võingi näiteks tuua, et Bookitupi tiimiga tegimegi ka nüüd siis täna kella 5 hommikul tegime tööd veel. Et mõned asjad valmis saada, mis täna homme vaja ära saata on, et puhata on vaja. Selle puhkuse võtmes lõpetamegi selle saate ära. Aitäh, Holger. Aitäh. Ja aitäh, Rasmus. Aitäh kutsumast, Jaan. Ja kui te tahate olla kursis meie saate külalistega, siis jälgige. Ma arvan, et see on väga raske nüüd öelda tegelikult, mida te jälgite minu puhul, sest Facebookis mind otseselt ei ole. Jälgige. Tulvi täna. Võib-olla niimoodi ma ei taha jälgijaid saada ka, et võib-olla kõige lihtsam on ikkagi mingi jälgige Instagrami ning lähme loodame, et ma teen mõne pildi ka kunagi ja leiab lihtsalt Holger Mets nime alt. Ja võib-olla vinki tegemise jälgida, siis võib-olla näeb ka ja sealt näeb mind isegi kõvasti rohkem, sest kui ma küll selfisid väga palju ei tee avalikkuse ees, siis mõnikord ma satun pildi peale või video peale ka vinki kontekstis. Ja Rasmus, sinu kanalid? Minu kanalid ongi kindlasti siis on ju, võite jälgida Facebookis, Instagramis Rasmus Aarlana, oma täisnimega olen ilusti üles leitav ja kindlasti jälgige siis minu firma Bookitupi tegevusi leheküljelt, Facebooki leheküljelt siis Bookitup äpp. Väga hea. Aitäh kuulajad, aitäh vaatajad. Ja sellega ongi meie 41. saade läbi. Saade sai teoks tänu podcasti vapustavale tiimile. Ahti Kaskpeit Meediasest. Ja Hendrik VR Lakeside Soundist. Peidab. Kohvi taga. Nii. Ja te kõik olete imelised. Vaatajad ka, kes on selle lõpuni jaksanud vaadata. Meie taskuhäälingu eelmisi osasid saab vaadata kodulehelt, SoundCloudist, YouTube'ist, iTunes'ist. Ja võite ka minule otse kirjutada, kui tahate saada MP3, siis ma valitselt Dropboxi lingi. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Seal on natuke võib-olla mingid puhvrid tees ka, aga... No nii see pool lõikme välja. Esimene pool siis... See, kus kuskil räägitakse, on ju. Selle kõigepealt ja siis hakkavad... Pool tundis hakkab mingi.